Tänases Autonet.ee proovisõidus me vaatame, mida meil on pakkuda uuel E-klassi Mercedesel. E-klass on kõige müüdum Mercedes ehk siis ettevõttele kõige tähtsam. Kuigi nagu me ajaloost juba teame, see kõige staatus ei ole sugugi takistanud Mercedese inseneridel selle mudeli kallal eksperimenteerimast. Mäletame ju 95. aastal toodi turule see kurbade silmadega Mercedes. 2009. aastal valminud Mercedesel vahetati need kurvad silmad, aga hoopiski kurjade silmade vastu. Ja nüüd uus on teinud läbi jälle omakorda metamorfoosi. Me näeme, et E-klassi üks peamisi tunnuseid ehk siis topeltesituled on asendatud ühtse plokiga. Muide, ninaosa disaine on kaks. Avantgarde varustusastmes on see Mercedese täht siin esivõrel, aga elegantsil pannakse see siia mootorikattele nagu vanadel headel aegadel. Nagu ma juba ütlesin, on E-klass kõige müüduim Mercedes. Ehk siis see tähendab ka seda, et selle uuendamisel nähti ikkagi kõvasti vaeva selleks, et tulemus saaks maksimaalselt hea. Ja nii ongi, et mitmed elektroonilised juhiabisüsteemid jõuavad E-klassile enne kui lipulaevale S-klassile. Elektroonikat on siin autos tõepoolest palju, siin on olemas kõik alates pidurdusassistendist, lõpetades pimenurgaanduriga, kuid enam-vähem sellised süsteemid on juba kõikidel autodel olemas. Kuid E-klassil on ka üks märkimisväärt uus vidin. See on sõidureast lahkumise hoiatus, mis suudab ohu korral teie auto sõiduritta tagasi tuua, ehk siis auto reaalselt hakkab ise juhtima. Küll aga võeti Mercedeses kätte ja seoti kõik need ohutussüsteemid ühtseks tervikuks ehk paketti Intelligent Drive. See on nüüd saanud sedavõrd hea, et ta tunneb ära liikuvad sõidukid ja isegi jalakäijad ning määrata võimaliku ohuolukorra. Aga ka siin on see, et kui te tunnete tõelist soovi sellest põhjalikumalt teada saada, siis astuge läbi Mercedese esindusest ja ma usun, et teile tehakse kõik võimalik põhjalikult selgeks. Uue E-klassi siseviimistlusmaterjalid valiti pehmemad ja kvaliteetsemad. Disain ise on väljapeetult rahulik ja konservatiivne. Mis mulle siin väga meeldib, on salongi valgustus pimedas sõites teeb see auto hästi hubaseks ja mõnusaks. Kuna E-klass on Mercedesele tähtis mudel, siis siin pakutakse väga laia mootorivalikut. Bensiinimootoreid on suisa 7 ja diisleid 5, lisaks kõigele on olemas ka hübriidajam. Loomulikult on üsna lai ka võimsuste vahemik, te võite valida väga ökonoomse sõiduki, aga ka sportlikult ägeda. Hinnad algavad 39 000 € juurest, ei olegi väga kallis. Tavamudelite hinna lõpp on 70 900 juures. On saadaval ka AMG tippversioonid, seal muidugi on hinnaklass hoopis teine. Algus jääb napilt alla 100 000 € ja teine ots on siis 114 622 €. Aga madal baasmudeli hind ei räägi sugugi sellest, et E-klass odav auto oleks. Hinda küsides pole sugugi suu peale kukutud. Meie tänane proovisõiduauto on 3-liitrise V6 diiselmootoriga nelikveoline E350. Siin on peal kõvasti lisavarustust, aga konkreetse auto hind on juba ligi 73 100 €. Kas see kõik ka ennast ära tasub, ei ole sellele küsimusele mina kõige õigem inimene vastama. Eks igaüks teab seda paremini, aga see auto on ääretult sõidetav. See 3-liitrine diiselmootor on minu arvates üldse üks parimaid diiselmootorid, millega ma sõitnud olen. See on vaikne, võimas, jõuline. Siin E-klassil annab see väga head dünaamilised omadused ja auto tõepoolest justkui lendab mööda teelinti. Loomulikult premium segmendi autole kohaselt on Mercedes E-klass väga mugav sõita, püsib täiesti perfektselt teel, roolitunnetus on väga hea, sellise autoga mingid paarsadat kilomeetrit järjest maha sõita ei ole üldse mitte mingi probleem. Kui juba eelmine E-klass oli ääretult sõidetav, siis uus on saanud veel parem, aga meie kohtume teiega juba nädala pärast järgmises saates. Seniks nägemist!